Tervist! Ja lähme siis edasi globaalse summaarse kiirguse kogusega erinevatele pindadele, mis meil siis langeb. Et kui meil on tegemist sellise 1 korda 1 korda 1 kastikesega ja me uurime, et palju siis sellele kastikesele ka valgust langeb, siis kui me näiteks võtame, et see on meil põhjakülg ning see on meil horisontaalne ehk 0 kraadi, see on meil lääs ja siin on meil ida, teisel pool on siis lõuna ehk south, siis me saame sellised erinevad kiirguse kogused ja neid mõõdame siis globaalse kiirgusena ning selle globaalse kiirguse ühikuks on siis kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas. On siis kogu kiirgus, mis langeb lõunapoolsele küljele 90 kraadise nurga all, on 853 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas. Kui me vaatame, palju langeb siis meil näiteks maja katusele, kui meil on lame katus, siis on see 948 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas. Selge on see, et kui meil on see maja katus näiteks kallutatud, on näiteks 45-40 kraadise nurga all, siis see kiirguse hulk suureneb. Seda me vaatame järgnevates loengutes. Huvitav on ka veel vaadata, et palju langeb meil põhjaküljele, mis on 343 kilovatt-tundi ruutmeetrit aastas. See on ka see põhjus, miks ei ole passiivmajal näiteks põhjaküljes väga palju aknaid, sest akendest ei lange sisse eriti palju energiat ja pigem tekivad kaod. Ning ida ja läänekülje kiirguse erinevused ei ole eriti suured. Kui me läheme nüüd vähe detailsemaks, et vaatame, kuidas kiirgus ka jaotub aasta lõikes, siis me saame sellised huvitavad graafikud. Et mis te arvate, et mis suuna graafik see on, kas põhilõuna, ida, lääs või horisontaalse suuna graafik? Et me vaatame siit, et kuskil märtsi ja aprillikuus on meil toodangu tipp ning samuti on siis siin peaaegu oktoobris on meil kõrged toodangud ja ka suvel on meil suhteliselt madalad toodangud, et see on, kui te järgnevalt mõistate pärast mõnda videolooningut, kuidas päike liigub, siis te saate aru iseeneslikult juba, et keset suve päike liigub kõrgemalt ning kevadel ja sügisel päike liigub natuke madalamalt ning langeb lõunapoolsele hoone küljele lõunapoolt, tähendab keset suve nii järsu nurga alt, et kiirguse hulk on väiksem võrreldes sellega, kui ta langeb kevadel või sügisel. Põhimõtteliselt kiirguse energiakogus summaarselt liidetuna on isegi suurem, aga see võimsus on väiksem. See kiirguse koguhulk sõltub ka palju, millised ilmaolud parajasti on, nagu pilvine on ja edasi. Järgnevalt, kui me vaatame aga hoone teist külge, ehk siis arusaadavalt siin näete, ma arvan juba, et tegemist on põhjaküljega, siis me näeme, et keset suve tekib meil toodangu tipp ja see on selle tõttu, et kui päike tõuseb, siis ta tõuseb juba keset suve tõuseb meil kirdest ning loojub loodesse, et päike teeb väga suure kaare ning ta jõuab paista ka hommikuti põhjaküljele. Aga kui me vaatame neid kiirguse erinevusi, siis vahe on 4-kordne, et maksimaalseid kiirguse erinevusi. Need on siis ühe päeva siis, ühe tunni
energiakiirgus siis ruutmeetrile. Ning arusaadavalt talvel ja talve poole, mida rohkem talve poole, seda rohkem siis kiirguse hulk väheneb. Järgnevalt siis jäävad meil üle veel ida ja lääne külg ning niisama peale vaadates on küll väga raske eelistada, et kumb on neist ida ja kumb on neist lääs. Ja vahest paneb ka mõtlema, et kus täpselt see vahe siin on, aga kui me vaatame tagasi lääne ja ida numbrite erinevusele, siis siin on väike erinevus, et lääne küljes langeb meil rohkem energiat ruutmeetrile. Ja ma arvan, et selle põhjuseks on siis see tipp, mis on siin kõrgem võrreldes siis ida külje tipuga. Et kevaditi meil langeb lääne küljele, et taevas on meil tunduvalt selgem, kui on seda sügisel ning kevadel langeb meil lääne küljele ka õhtupoole, kuna taevas on endiselt selge, atmosfäär on nagu puhtam, siis atmosfäär on ka jahedam, siis langeb meil rohkem päiksekiirgust. See vahe on küll tõesti marginaalne, aga asi seegi. Nii, ja siis jääb meil üle tõesti veel viimane variant, et kui meil on tegemist katuse, näiteks lame katusega, siis see päiksekiirguse energiakogused jaotuvad siis väga-väga ühtlaselt, et suvekuudel saavutame tipu ja siis suvekuudel lamekatusele langeb meil umbes 700-800 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas. Vaataksime ka, mis maailmas toimub, siis palju langeb siis summaarselt ehk globaalset kiirgust ruutmeetri kohta aastas. Meie oleme siin üleval kuskil, et meil on see ongi umbes 800-900 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta, siis näeme, et meie laiuskraadiga võrdselt või meie kiirgushulgaga võrdselt on siin mõned piirkonnad Venemaal, ka tegelikult Inglismaal, Taanis ning siis Ameerikas vaatame siis siin Kanadas kuskil on või siis lõunas on siin Lõuna-Ameerika tipus on samad kiirgustihedused. On ka üksikud teisi alasid kindlasti, aga see on seotud kindlasti selliste sademete hulka ja mäestike ja kõige muuga, et näeme ka näiteks siin on erinev kiirgustihedus ühel ja teisel pool mäestikke. Aga nii kiirgusvaeseid piirkondi otseselt ei ole, et muidugi kui seda kaarti suurendada, siis me näeme tegelikult, et globaalne kiirgus Saksamaa põhjaosas ja Eestis on võrdne või Eestis on kohati isegi mõneti suurem, oleneb ka Eestis mõõdetud piirkonnas, et mere ääres on see kiirgus natuke suurem. Üks pilguheitel sellesse, et mis tähendab siis peegeldunud ja albeedokiirgus, et see sõltub nagu sellest, et kui suur on maapinna peegeldus, et peegelduskoefitsient, et kui on näiteks värske asfalt, siis see neelab teatavasti väga-väga hästi seda päikeseenergiat ja peegeldub tagasi ainult 4% ulatuses. Aga kui me läheme edasi näiteks mullapinnale, on ju 0,17 või siis rohupinnale, peegelduvad tagasi juba rohkem ning näiteks ka kõrbes peegeldub tagasi 40% langevast valguskiirgusest. Samuti tegelikult ka betoon on vahest suhteliselt häiriv, et valgus peegeldudes sealt kuuelt betoonilt päris hästi. Ja värskelt tumelt jäält peegeldub peaaegu 80-90% tagasi. See on väga hea eelis näiteks märtsikuus, kus meil on päikest juba kõvast, päikse hulk on juba suurenenud oluliselt ja siis tekib ka peegeldumine, mis suurendab päiksepaneeli toodangut veelgi. Siit võite siis näha, kuidas muutub siis taevast vaadatuna see albeedo. Ning viimaks
globaalse kiirguse osas siin on meie väike sõber AM koefitsient ning seda AM koefitsienti kasutades on võimalik leida, et palju siis langeb päiksekiirgust umbes suvalisele laiuskraadile. I0 on siis on päiksekiirguse enne atmosfääri, see on kuskil 1353 kilovatt-tundi ruutmeetriga kohta, see on siis see pind, mis on see väike päiksepaneel, mis oli meil seal atmosfääri peal. Ning see on toodud siin ka esimese rea peal väljast 350, valemi järgi on 353, aga öeldakse, et 367, et kindlasti neid metoodikaid selle arvutamiseks, et on täpsustatud, on erinevaid. Ning kui me oleme ekvaatoril, siis kiirguse umbes maksimaalne piir on umbes 1130 kilovatti või vatti ruutmeetri kohta ning see erineb siis umbes 15%. Et mida rohkem me läheme põhja poole, laiuskraadid suurenevad, siis ka see erinevus suureneb oluliselt. Ning me näeme, et kuskil Eesti laiuskraadil on AM on umbes 2, ma loodan, et oled selle juba ka eelnevalt ise leidnud ja arvutanud, on see maksimaalne kiirguse hulk on umbes 970 vatti ruutmeetri kohta, et Eestis põhimõtteliselt ei ole väga olukorda, kus päiksekiirguse kogus ületaks 1000 vatti ruutmeetri kohta. Muidugi teatud kaldpindade puhul ja teatud ilmastiku puhul on see võimalik. Ning Saksamaal umbes on see üle 1000 natuke, aga see on siis hetkevõimsus, et ärge mõelge kunagi nagu hetkevõimsust ja kogu energiat, ehk siis